Meie järgmine esineja on siis Joonatan Uusväli. Joonatan on tegelikult investeerimisklubis käinud täpselt nii kaua, kui see hull siin Tallinnas kestnud on. Ehk et 1,5 aastat on nüüd täis ja selle aja jooksul on Joonatan puudunud 1 või 2 korda. Midagi sinna kanti. Ütleme igaks juhuks 2. 1,5 korda on puudunud siis Joonatan selle aja jooksul. Joonatan on siis investeerib aktiivselt Balti turul, kus on enamus tema portfellist ja võib-olla sellest ja üldse miks või kuidas investeerid, mis need põhimõtted on, et sellest Joonatan ka meile täna räägib. Võtame suure aplausiga ta vastu. Kui mul oleks 1 000 000 krooni, et 1 000 000 krooni, meil on eurod, 1 000 000 krooni, seega vist väga hästi ei tööta. Seega, kui meil on 1 000 000 krooni, kurss oli 15,6466, need tuleb omavahel ära jagada ja siis me saame tulemuseks 63 911. Ühesõnaga vähem kui 64 000 eurot. Ja ma kavatsen täna teile näidata, kui väike number see tegelikult on, kui asi korralikult ette võtta. Seega, tervitused, mina olen siis Joonatan Uusväli ja ma kavatsen teile natukene rääkida liitintressist ja kui natuke aega veel üle jääb, et siis ma võib-olla natuke räägin, mis mina ka teen Balti börsil, aga on oluliselt nagu olulisemaid teemasid, kuidas ise saaksid kasvada. See tekst on kindlasti hästi oluline, aga miks sa kerid? Sa kerid selle pärast. Vot nii, et see tekst on kindlasti väga oluline, see peab igaüks kindlasti läbi lugema, siis on minul kergem ja on ilmselt teil ka kergem. Aga kui see on nüüd läbi loetud, siis teemadest natukene, et pikaajaline investeerimine, liitintress ja siis lõppu natukene minu investeeringuid ka. Aga ma alustan algusest teemat, et kes ma selline üldse olen, kuidas ma nagu siia jõudsin. Siis ma räägin liitintressist, kuidas see töötab. Ma räägin juurde, miks tuleb ise panustada. Liitintress üksinda ei ole nii äge, kui sa ise iga kuu juurde ei pane. Nii et kui sa paned pidevalt juurde ja lased liitintressil sama aegselt tööd teha, siis asjad muutuvad veel ilusamaks, kui nad muidu oleksid. Ja siis natukene võib-olla, et kust oleks võimalik raha saada selle jaoks, sellest vaikselt libisen üle, sellepärast, et see ei ole tegelikult liiga keeruline, sest kõik on tegelikult motivatsiooni taga kinni, prioriteetide taga kinni. Ma loodan, et ma suudan täna seda motivatsiooni teile tekitada, eks ole. Ja siis päris lõppu natukene näitan ka, et mida mina Balti börsil teen, eks ole, kuidas ma teen ja mis mind seal aitab või mis mu põhimõtted on. Aga kes ma siis selline olen ja kuidas ma siia jõudsin, eks ole. Et ilmselt olen eluaegne tarkvara poet, et omal ajal leidsin endale sellise asja, et saab arvuteid programmeerida ja siis panna arvuteid tegema seda, mida sa muidu peaksid ise tegema. Et sa ütled ühe korra ära, kuidas asju teha ja peale seda tema teeb juba kõike sinu eest. Et siis sa ei pea nagu sama asju mitu korda tegema ja see õudselt meeldib mulle. Et ilmselt see ei kao mitte kunagi ära. Siis otsustasin, et hoolimata sellest, et ma olen sellega tükk aega tegelenud, siis võiks tegelikult koolis nagu ka sel teemal käia ja vaadata, et mida siis õpetatakse, äkki on mingeid asju, mida ma veel ei tea. Mõned väikesed lohukesed on küll teadmistes olnud, et selles mõttes on kasu küll. Ja siis siin juba oli mainitud, et olen investeerimisklubi liige alates siis 1. juunist, kui toimus esimene Tallinna investeerimisklubi üritus. Ja vahelduva eduga istun siis 70% klubis ka, et mõnikord natukene allapoole seal 60 ringis, mõnikord juhtub 70, eks ole. Viimane kvartal läks hästi, tuli täpselt 70,17, nii et väga napilt sees. Nii, aga kuidas siis asi algas minu jaoks? Asi algas minu jaoks sellest, et 2014 algus minu elu natukene muutus teistsuguseks. Kui ennem elasin ühe inimesega koos, kellega elu oli hästi naturaalselt läinud, et alguses ei olnud kummalgi tööd, mõlemad elasime vanemate juures ja 2014 lõpus olime omaette kohas, elasime koos, eks ole, siis kõik oli hästi niimoodi sujuvalt kasvanud ja see sujuv kasvamine lõpuks tähendas seda, et kuigi otseselt millestki puudust ei olnud, siis kunagi ei jäänud raha üle ka. Kõik läks nagu täpselt ära, nagu väga täpselt, et küll isegi ei pidanud mingisugust eelarvet pidama, aga selles suhtes raha läks lihtsalt täpselt kõik ära. Aga siis 2014 alguses nagu asi
muutus ja mul tekkis võimalus hakata üle vaatama, et kuidas oma elu elada, mismoodi ma tahan, et minu tulevik välja näeks ja kuidas ma saaks teha niimoodi, et iga päev ma saaks teha midagi sellist, et järgmine päev oleks veel ägedam, kui tänane päev oli. Et pidev niisugune progress toimuks, et iga järgmine päev oleks veel mõnusam elada. Ja selle tulemusena põhimõtteliselt jäi raha üle, aga sellega tuleb midagi ette võtta, eks ole. Ja siis tekkiski küsimus, et tootlus, et kuidas seda tekitada. No ma leidsin alguses väga lihtsa niisuguse praktiliselt riskivaba tootluse oli see, et üks Läti pank meil siin pakub ühte sellist võimalust, et pane aga raha sisse ja tol hetkel 2014 ta pakkus lausa terve protsendi intressi, mis oli igakuise väljamaksega. Ja siis sinna sai aga kogu see raha pandud ja just kui nagu intressisendid jooksid ka, mis siis tekkis, et ma olen äge investor. Aga tegelikult ma sain nagu aru, et 1%-ga päris finantsvabadus kohale ei tule. Nii et siis pidi natukene uurima edasi, guugeldasin, möllasin ja ma leidsin 3 nime. Ma leidsin Jaak Roosaare, ma leidsin Tauri Alase ja ma leidsin Kristi Saare. Et Jaak Roosaarel on blogi lausa Jaak Roosaare enda nimega, Tauri Alast teeb seda rahapuu blogi ja Kristi Saare siis oli vist suhteliselt värskelt oli Money is Your Friendiga hakanud tegelema, natukene aega varem, eks ole. Et hakkasin neid lugema, nii palju kui seal materjali oli, lugesin algusest lõpuni kõik läbi, eks ole. Roosaare blogitest, kusjuures nii selles vanas kui uues, vanas oli vist Blogspotis, selle lugesin ka esimesest postist viimase postini läbi, et teada saada, kuidas tema on mõelnud ja mis tema on teinud. Et lugesin kõik selle läbi ja siis otsustasin, et minul on aeg ka hakata nagu päriselt investeerima ja 2014 oktoober oli Joonatani IPO. Et panin oma esimesed orderid üles, sain oma esimesed aktsiad kätte ja siis oli äge tunne. Läksin kohe kuskil poodi, teadsin, et nüüd ma ostan ja ma saan dividendina kohe seal tagasi. Et niisugune see algus mul oli. Aga nüüd natukene räägiks sellest asjast, mis võib teie elu parandada väga kiiresti tegelikult, suhteliselt väga kiiresti, aga kindlasti väga palju elu edasi viia, seega joonistame veidi kõveraid. Aga ennem kui me kõveraid joonistama hakkama, siis paneme paar eeldust paika. Mõned eeldused, mis ma siis paika panen ja mille põhjal ma kõiki kõveraid siin joonistama hakkan. Esiteks, mina arvutan kõiki numbreid ja kõiki kõveraid arvutan aasta põhjal. Ehk siis, kui ma räägin näiteks, et 100 euro kuus, siis ma tegelikult mõtlen 1200 eurot aastas. Ja liitintressiga on selline naljakas asi, et mida väiksemate tsüklitega sa seda arvutad, seda paremaid tulemusi sa saad. Seega, kui mina selle tsükli teen hästi suure, näiteks aastase, mitte iga kuu, vaid iga aasta, ehk see on 12 korda suurem tsükkel, siis tegelikult ma näitan oluliselt konservatiivsemat tulemust, kui see võiks olla. Ja teine on see, et ma arvutan, et keskmine aastane tootlus on ainult 7%. 7% on taaskord üpris konservatiivne väärtus, ja sellest on võimalik oluliselt paremaid tulemusi teha. Sa oled väga õiges kohas, et seda teha. Siin on väga palju inimesi, kes suudavad sulle rääkida erinevaid mõtteid, et sa suudaksid ise välja mõelda, kuidas saada oluliselt rohkem kui 7% tootlust, võib-olla isegi 2 korda nii palju. Et siin on väga palju tarku inimesi, minust ka oluliselt targemaid. Aga mina arvutan 7% peal, sest see võiks igale ühele kätte saada olla. Ja vaatame siis päris algusest lihtsalt, et milline see kõige lihtsam liitintress on. Kõige lihtsam liitintress on lihtsalt selline kõver. Panin siia 100 euri ka, otseselt see kõvera jaoks ei ole oluline. Aga et oleks nagu 100 euri algusest sisse ainult pandud, kasvab 7% tootlusega ja joonistasin 60 aastat. Ja selline kõver ta välja näeb, eks ole. Ei midagi niisugust erilist praegu ja ma arvutasin iseenesest välja ka, et 60 aastaga sellest 100 eurost saab on ju 5800 eurot, eks ole. Aga see on veel väike asi, see sind rikkaks ei tee. Aga ma kohe näitan 2 inimese näitel, kuidas on oluline, et sa alustad kohe täna ja ei oota sellega homseni. Tegelikult sa tahtsid juba eile alustada.
võtame Mari ja Madise. Hüpoteetilised inimesed, ma loodan, et isegi kui siin on mõni Mari või Madis, siis te teete veel paremaid otsuseid, kui kumbki neist siin teinud on. Aga alustame Marist. Mari alustas investeerimist 25-aastaselt. Ta lisas oma raha iga kuu 100 eurot juurde investeeringutesse. Ehk siis 25-selt alustas, iga kuu pani 100 eurot investeeringutesse. Ja 35-aastaseks saades ta otsustas, et tema rohkem ei investeeri. Tema on nüüd 10 aastat pannud raha sisse, tema rohkem ei investeeri, laseb selle portfelli lihtsalt seista. Ja kuidas tema see samasugune kõver välja nägi? Kui me lihtsalt vaatame seda Mari kõverat, ega siin liiga palju erilist ei ole. Siin on natukene näha, et esimesed 10 aastat võib-olla niisugune suhteliselt, tõuseb kiiremini kui peale 35. Ta korraks läheb nagu natukene sirgemaks, sest siis Mari enam juurde raha ei pane. Aga üldpildis, see on veel igav kõver, aga kohe me jõuame edasi. Räägime Madisest. Madis lähenes teistmoodi. Madis otsustas, et tema alustab 35-aastaselt. Ja tema lisas samamoodi 100 eurot iga kuu pani investeeringutesse juurde. Ja tema pani nüüd eesmärgiks mitte 10 aastat, vaid ta pani eesmärgiks, et ta lõpetab investeerimise siis, kui ta Marile järgi jõuab. Mari lõpetas 35-selt investeerimise ära ja Madis alustas siis investeerimist alles. Et see on Mari kõver. No mis te arvate, kui vanad need inimesed olid, kui Madis jõudis Marist ette? Soovib keegi pakkuda mingit numbrit, et kui vana oli? 150. Väikse vihjena saan öelda, et ma joonistasin 85. eluaastani siia ära, nii et selles raames võiks seda pakkuda, et siin üks oli näiteks 55. Tegelikult siin slaidil on väga konkreetne vihje olemas. See oligi 85. Nad mõlemad olid 85-aastased, kui Madis jõudis Marile järgi ja Madis kogu aeg panustas oma raha juurde, samal ajal kui Mari lihtsalt istus niisama ja võttis selle 100 euro eest endale uue espressomasina liisingusse kas või. Mitte, et see hea valik oleks, aga tema enam ei pannud investeeringutesse seda 100 eurot. Aga vaatame natukene numbritesse ka, et mis siin siis juhtus, et kuidas need kõverad joonistusid. Mari portfelli suuruseks 500 000 eurot selle ajaga, kui nad olid 85. Ja panustamise aeg oli 10 aastat, 25-35, eks ole, 35-ndal enam ei panustanud juurde. Ja Mari investeeris tänu sellele kokku 12 000 eurot, ehk siis 1200 eurot aastas, 100 eurot kuus. Madise portfell on nüüd natukene suurem, sest ta viimasel aastal jõudis lõpuks ette, aga ka jämedalt 500 000 eurot. Aga tema pidi panustama 51 aastat ja ta tegi kokku investeeringuid oma rahaga 61 200 eurot. Et see, et Mari alustas 10 aastat varem ja isegi otsustas lõpetada peale 10 aastat investeerimist, andis talle jätkuvalt nii suur edumaa, et Madisel oli tükk tegemist, et Marile järgi jõuda. Et see on see üks näide, kui kallis on see hind, et sa oled ikka veel oodanud. Aga vaatame lihtsalt 40 aastat 100 eurot, et mis see teeb. 40 aastat 100 eurot on umbes selline kõver ja portfell on 200 000. 40 aastat ja 100 eurot, 100 eurot kuus annab 200 000 portfelli. Kui me ootame 1 aasta, investeerime kokku 39 aastat, sest esimene aasta istume nullis nii-öelda, me ei panusta. Ja see teine kõver on natukene madalamal. See kõver on madalamal peaaegu 18 000 euro võrra. Aga see, et me aasta aega ootasime, me võitsime ainult 1200 eurot. Ehk sa jätsid 1200 eurot taskusse selleks, et kaotada lõpus 18 000 eurot. Ma arvan, et see ei ole väga hea investeering, kui sa kaotad 18 000 ja võidad 1200. Nii et, ja see on 1 aastaga. Vaatame, mul on 2 aasta näide ka. Täpselt samamoodi, vahe on natukene suurem, vahe on peaaegu 35 000 eurot, aga taskusse jäi 2400 eurot. Taaskord, ma ei arva, et see on hea investeering, 2400 eurot taskusse jätta ja loobuda 35 000 peaaegu. Nii et taaskord tasub alustada nii kiiresti kui võimalik, tegelikult oleks pidanud eile alustama.
aga võtame siis nagu sellise näite, et otsustame, et me nüüd hakkame päriselt kõvasti investeerima, me maksame näiteks kiiresti liisingud ära, sealt vabaneb raha ja me hakkame seda raha investeerima ja me võtame sealt tõsiselt enda eesmärgiks. Ja me saame iga kuu kokku investeeringuteks lausa 400 eurot kuus. Vaatame, mis selle 400 euroga kuus saab läbi erinevate aegade teha. 10 aastat 400 eurot kuus on suhteliselt sirge graafik. 10 aastaga liitintress liiga palju ei jõua tööd teha, aga tootlus on sellegi poolest olemas. Sest 10 aastaga õnnestub sul portfell tekitada 75 700 eurot. Samas panus on ainult 48 000 eurot, mis on juba näitab, et sul on põhimõtteliselt, mis ta on seal, jämedalt 1,5-kordne raha, mis on see portfelli lõpptulemus. Ehk ühe sõnaga, sul on jämedalt 25 000 eurot raha, mida sul ennem ei olnud. Ja see on 10 aasta panus ainult 400 euroga. Aga vaatame, mis 20 aastaga saab, sest suhtes, et me ei pea ju siin lõpetama. Lähme 20 aasta peale, kõver on natuke kõveram. ja vaatame, mis siis 20 aasta lõpuks portfell on. 215 000 eurot. See on 400 eurot kuus jätkuvalt, 20 aastat ja 215 000 eurot. Panus kokku on 48 000 euro võrra suurem, eks ole, see on see järgmine 10 aastat. Aga pannes 48 000 eurot ja 10 aastat juurde, me saime portfelli 139 000 eurot suurema. Taaskord, minu arust see on päris hea investeering, kui sa paned 48 sisse, 139 saad välja. Aga me ei pea ka siin piirduma. Lähme edasi, 30 aastat, kõver on veel kõveram. Ja portfelliks on peaaegu 500 000 eurot 30 aastaga. Panus tõusis jälle 48 000 euro võrra, see on see, mis me 10 aastaga sisse paneme, aga portfell ise tõusis rohkem kui 500 000 võrra. Ehk iga järgmine 10 aastat, mis sa veel tegeled, tõstab oluliselt sinu portfelli väärtust. Ja kui me siin ennem juba 40 aastast rääkisime, siis ma arvutasin 40 aastat ka välja. 40 aastat on omaette kool. 40 aastat, 400 euri, tuletame meelde, mis seal veel oli, 7% tootlust. Ja portfell 40 aasta pärast saab miljonär. Ja et miljonäriks saada, sa panid taaskord eelnevaga võrreldes 48 000 eurot rohkem sisse ja viimase 10 aastaga sa said 500 000 eurot rohkem portfelli. Et mida pikemaajaliselt sa tegeled investeerimisega, seda rohkem hakkab raha sinu eest juba tööd tegema ja see ei nõua sinult aina suurenevat panust. Sina võid panustada sama panusega, mis sa oled kogu aeg teinud, aga portfell ise kasvab kiirenevas tempos. Nii. Kas on liitintressiga küsimusi tekkinud, jah? Kus sa see 7% võtsid, et vaadates, et pensionifondid suudavad sellel aastal teha 3-4% tootust, et selline kasvukõver eeldab siis, et majandus ei ole tsükliline, et paraku me teame, et majandus on tsükliline, et kuidas see graafik võiks välja näha nii-öelda reaalolukorras? Et küsimus oli, et kust on tulnud 7%, et majandus on tsükliline ja pensionifondid on seal 3-4% kandis tihtipeale, et kust mina võtsin 7%. 7% lõppkokkuvõttes on natuke kõhutunne, aga see kõhutunne on kindlasti mõjutatud sellest, mida mina saan väga passiivse lähenemisega küll üksikaktsiatesse ja küll väga geograafiliselt ühes kohas, aga osaliselt sellest ja osaliselt erinevatest materjalidest, kus ma olen isegi vaadanud, et räägitakse tihtipeale aktsiaturust kui 8% ülipikaajaliselt. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen veel lihtsalt grammi võrra sealt alla ja teen 7. Et sealt see 7% on tulnud. Ja ma ei arva, et 7% ülipikas perspektiivis on kätte saamatu, ma arvan, et seda saab väga lihtsalt isegi kätte. Nii et... Kui ma pakuks praegu sulle diili, et ma panen 40 aastat 400 eurot kuuses ja garanteerib mulle 7% intressi aastas, kas sa oled nõus selle diili vastu? Kus minu kasum siis on? Sina pead suutma seda raha veel kõrgema nii-öelda tootlusega sedasi panna. Minu küsimus on see, et kas 7% intressi on ikkagi riskikogu tootlus või milline risk sellega kaasas käib?
Ma arvan, et see on minu arvamus, nii nagu üks esimestest slaididest seal oli, aga minu arvamus on, et on võimalik ülipikaajaliselt kasvatada raha seal 7% ümber küll. See on minu arvamus. Vot, on veel liitintressi suhtes küsimusi või kibelete juba kõik kohe koju, et esimesed orderid sisse panna? Et küsimus, et kas see tootlus peab olema riskivaba, et kas ta peab iga aasta 7 olema? On see okei, et kui ta mõni aasta on 14 ja mõni aasta on 0? Et mis see kõikumine on? Kõikumise kohta väike nüanss on küll see, et kui ta alguses kukub ja pärast tõuseb, siis see töötab sinu kasuks. Sest siis sa saad alguses palju osta ja lõpus siis see, mis sa ennem ostsid, see kasvab. Ja pidevalt panustades niikuinii, kui kõigub, siis on see, et niikaua kui null ei lähe, siis see tähendab seda, et pidevalt ostes igas turuolukorras sa saad alati osta ju siis ka odavama hinnaga ja panustades sama summat, sa saad sama summa eest turu madalseisust, sa saad rohkem aktsiaid ja turu kõrghetkel sa said aktsia kogus on väiksem, sest summa on sama, eks ole, aga tükihind on kallim. Nii et see võib võimendada seda tootlust. Arvestame siis niimoodi, et see 7% ongi see, et ta juba sisaldab näiteks seda ka, eks ole. Ühesõnaga, see on see nagu lõpptulemuse 7% näiteks, mis on osaliselt kõhutunne ka. Päeva lõpuks me jõuame ikkagi sinna, et aktsiate valikule, et Tallinna kaubamajaga see võib-olla töötab, aga Arkomajaga oleks ikka väga... Tallinna kaubamajaga ma paneks sinna 2-kohalise tootlusprotsendi. Arkovaraga -97. Absoluutselt. Jah. Vot, aga... Jaa, palun. Koostöö dividendi aktsiad, need annavad korra aastas dividende ka. Kas need lülitatakse ka sinna sisse või? Et kui on dividendi aktsiad, et mida dividendidega teha, et kas need panna sisse? Mina arvutan oma tootlust jah niimoodi, et dividend on osa portfelli tootlusest, ehk siis portfelli tootlus on tegelikult kapitali kasv pluss dividendi väljamakse. Sest ettevõtted, kes dividendi ei maksa, nemad eeldatavasti investeerivad seda lihtsalt ettevõtte siseselt, seega oleks imelik dividend nagu välja jätta sellest valemist. Üks väike kommentaar, ma just vaatasin. SP500 1928 kuni 2014 on keskmine 10% ja sinna sisse jäi teine maailmasõda, sinna sisse jäi suur depressioon, kõiksugused majanduskrahhid ja asjad, nii et... Aitäh! Ja pensionifondid ei pane aktsiaturul kogu oma portfelli, et nad panevad sinna. Kui sa mingi hetk müü, et sa ei müü valel ajal ja et sa ei tee psühholoogiliselt valesid otsuseid. Ma ei müüks üldse. Et tegelikult Kristjan pööras väga õigele asjale tähelepanu, et sa ju, mis hetkel sa sisened, mis on sinu teenustasud ja sa pead seda ka alati arvestama. Absoluutselt, ja ma kohe räägin sellest enda portfelli raames ka, et mis ma seal teen. Ja alati igal investeeringul on olemas risk ja riskid kipuvad realiseerima eriti 100 aasta perioodis. Aga siis teise 100-ga on sul võimalik see kohe eriti hästi tagasi teenida. Aga kas sellega on kõik? Lähen edasi, palju meil selle aega? Okei, siis läheme edasi. Aga siis kiirelt natuke minu nii-öelda investeerimisfilosoofiast see sõna on nagu nii grandioosne, ma lihtsalt mõtlesin, et panen paar valemit Excelisse kirja. Et mis on minu nii-öelda reeglid? Milliseb või? Investeeri pidevalt iga turuga, et mind ei huvita, mis seis parasjagu on, ma panen alati raha sisse, see raha, mis mul on investeeringuteks mõeldud, selle mina panen alati sisse. Iga lisatava rahaga ma üritan rebalansseerida. Kes teavad, mida rebalansseerimine tähendab? Ma kõiki näppe ei näe, eks ole. Siis ma kiiresti võib-olla sodiks, hästi kiirelt. Rebalansseerimine, teeme hästi lihtsa näite, kuidas mina ostaks 2 aktsiat, mis ma arvan, et peaks portfellis olema 50-50 osakaaluga. Ostan aktsiat A, ostan aktsiat B. Panen 200 eurot sisse. Ja kui ma tahan, et nad pooleks oleks, siis see tähendab seda, et ma saan ühte aktsiat 100 euro eest ja ma saan teist aktsiat 100 euro eest. Nüüd läheb aeg natukene mööda
ja aktsiahinnad kõiguvad. Oletame, et see läks üles 10 võrra ja see läks alla 10 võrra. Mis tähendab, et mul on nüüd esimest aktsiat on 110 euro eest ja teist aktsiat on 90 euro eest. Ja nüüd, kui ma tahan taaskord pluss 200 eurot panna, siis ma teen seda rebalansseerides. Mis tähendab seda, et seda aktsiat, mida mul on 110 euro eest, ma ostan 90 euro eest ja see on kokku 200. Ja see aktsia, mida mul on 90 euro eest, ma ostan 110 euro eest ja see on 200. Ja mul on jälle 50-50 suhe. Ehk lisatava rahaga ma ostan niimoodi, et tulemuseks oleks jälle ideaalne portfelli suhe. Aga ma teen seda ainult lisatava rahaga, sest ma ei taha mitte midagi müüa. Nii et kui lisatavast rahast ei viisa, siis jääb väike vahekordadele veel sisse. Eks järgmine kvartal vaatab jälle, sest ma investeerin iga kvartal. Ära kunagi müü, see ongi osa sellest, et miks ma ainult lisatava rahaga rebalansseerin, sest tavaline rebalansseerimine tähendaks seda, et kui need käärid on hästi suured, siis ma peaks midagi nagu maha müüma, eks ole. Aga ma ei taha müüa, seal on tehingutasud, seal on see, et mul ei ole põhjust nagu seda ettevõtet ehk maha müüa, et ta nii hea on, eks ole. Et pigem lihtsalt ostan teda vähem, sest võib-olla ta on nagu kõrgem, tekib niisugune peaaegu minu portfelli sisene indeks, et kui ta on siis sellest üle, siis ma ostan vähem ja kui teda on seal vähem, siis nagu alla indeksi, siis ostan nagu rohkem. Ja üks nüanss, mis minu loogikas siis on see, et looda, et valitud ettevõtte pankrotti ei lähe. Sest kui sa seda teed ja ettevõte läheb pankrotti, siis sa kogu täiega hakkad ostma ennast sinna pankrotistava ettevõtte sisse. Hind läheb nulli ja sina tahad lõpmatuse eest seda osta, sest siis sa saad justkui protsendid paika. Et see on ainus niisugune risk, mida mina näen, et see ei tohi pankrotti minna. Nii kaua kui pankrotti ei lähe, ma arvan, et mul töötab see. Ja mis mind siis aitab? Siin on väga lihtne vastus. Excel. Praktiliselt igas koduarvutis olemas. Kui ei ole Excel, siis on mingi kalk LibreOffice'is või kuskil. Töötavad täpselt sama hästi. Ja minu Excel näeb välja umbes selline. Oskab sisse võtta erinevaid andmeid ja annab lõpuks välja, et mida ma kui palju osta tahan. Või palju tema arvab, et ma tahan. Ja mida see Excel siis teeb? Sisendiks on tal et millist ettevõtete mitu aktsiat ma juba oman, mitu protsenti portfellist iga ettevõtte moodustama peaks, ehk mis need on need ideaalsed osakaalud, see nii-öelda 50-50 osa, eks ole. Ja siis, et palju mul uut raha on, et kvartal sai läbi, mul raha kogunes natuke kontole, nüüd oleks aeg ta ära investeerida, palju mul seda raha on. Ja väljundiks on see, et ta arvutab välja, mitu aktsiat igat ettevõtet ma ostma pean, arvestades hetke hindu, mis on Nasdaqi börsil, arvestades LHV hinnakirja, kõik teenustasud ja need jutud, rebalansseerides nii palju kui võimalik, seda loomulikult siis lisatava raha eest, müüa kindlasti ei tohi, ja liiga väikest tehingut ka teha ei tohi. Et üks sisendist on muuhulgas veel see, et ma vaatasin, otsustame, et 400 eurot on liiga väike tehing, et kui ühe aktsia tehing on alla 400 euro, siis jätame selle vahele ja jagame selle raha teiste tehingute vahel laiali, küll me järgmine kvartal jõuame selle väikese vahe kinni teha, et see tehing on alla 400 oli, eks ole. Ja tulemuseks on see, et emotsionaalseid oste, mis ma olen teinud, on üks hästi tore number. Emotsionaalsete ostude arv on täpselt 0. Puha strateegia järgimine, Excel ütleb täielikult ette, ma olen endal elimineerinud täielikult võimaluse mingeid emotsioone omada selles otsustusprotsessis. Ja kaugel siis minu jaoks finantsvabadus on? Ma olen 2 aastat tegutsenud, mis tähendab 8 kvartalit, ehk muuhulgas see tähendab 8 ostukorda minu jaoks. Minu keskmine protsendiklubi oli viimasel aastal, see on siis 15-16 aasta oktoobrid, protsendiklubi oli 51,77, minu 2016 aasta esimene kvartal oli nõrk. Ja minu personaalne netoväärtusest on Balti börsis täna umbes 71%. Ja kui kaugel ma selle kõigega jõudnud olen? Esimene finantsvabaduse tase on 62,75%, teine tase on 37,65%, ja kolmas tase on 18,82%.
nii, kes teavad, mis finantsvabaduse tasemed on? Ei näe kõiki käsi. Kas keegi, ühesõnaga ma kasutan definitsiooni, mille on nii-öelda maha kirjutanud Jaak Roosaare ja tema defineeris finantsvabaduse tasemelt niimoodi, et esimene finantsvabaduse tase on see, kus sa elad napilt ära, nii et tööl ei pea käima. Teine finantsvabaduse tase on see, kus sa elad täpselt sellist elustiili, nagu sa tahad. Ja kolmas finantsvabaduse tase on see, et sa elad sellist elustiili, nagu sa tahad ja nii palju, kui sa kulutad kuskil poes ja kõige selle elamise jaoks, teise sama palju suudad veel uuesti investeeringutesse tagasi panna. Need on siis need tasemed, esimesest on 62% käes. Ja mis ma teen, kui olen finantsiliselt vaba? Ilmselt tööd, eluaegne koodipoet. Teen just seda, mille isu parasjagu on, sest suhtes hommikul tõusen üles ja siis teen, mida tahan. Ostan viimase minuti lennupileteid, näiteks Facebook on kogu aeg reklaame täis ju, et mine homme või täna õhtul ja saad 50 euriga kas või. Aga miks mitte? Kasside varjupaika terve päev lihtsalt silitama ilma mingi kuklas keeleva mõtteta, et ma täna siin olen, tähendab seda, et võib-olla homme pole poes raha meile eest toidu eest maksta, eks ole. Miks mitte, eks ole? Hommikul on selline isu, siis teen. Vot. Ja kuidas meil küsimuste ajaga on? Võtame mõned küsimust ka, et teeme mikrofoni sisse. Tegelikult see mikrofon, ma arvan, töötab. Vahepeal hajun ainetega, aga võtame 2-3 küsimust. Et kas Excel otsustab ka, mis aktsiaid osta? Ei, see on üks sisendist, et milliseid aktsiaid osta ja mis on nende osakaalud minu portfellis. Seda Excel ei arvuta, Excel arvutab nüüd, kui need info on juba olemas, ehk jämedalt ta teeb sellise rebalansseerimise osa ära. Ma võin rääkida, kui aega on sellest. Jah, küsimus oli, et kuidas otsustad... Jah, et kuidas ma olen valinud. Mis aktsiaid valida? Jah, mis ma tegin 2014 oktoobris oli see, et ma jõudsin ühele poole enam-vähem nende blogide lugemisega ja siis ma vaatasin Balti turul, et mis ettevõtted seal olemas on. Ja lugesin huvipakkuvamate ettevõtete viimase 3 aasta aruanded läbi niimoodi, et kõik numbrid mõttega lugesin nagu läbi, et ma sain nagu aru, mis iga numbri taga enam-vähem on. Kui ma selle olin kõik ära teinud, siis peale seda ma lasin tooli niimoodi natuke tahapoole, silitasin oma natuke liiga paksu kõhtu ja mõtlesin, mis tunne mul sellest ettevõttest on. Peale seda, et ma olen kõik numbrid nagu läbi mõelnud, eks ole. Ja kui tunne oli hea, siis ma võtsin ta enda portfelli. Nii et selline oli minu 5 aktsiaid valida. Alguses loen numbrid läbi ja pärast silitan natuke kõhtu. Kas tohib küsida, palju on keskmine tootlus sul praegu portfellis? Minu Balti turu keskmine tootlus, enamus varast või portfellist ja kõigest ongi mul Balti turul, eks ole. Kogu aeg ujub 10 ja 11 vahel. Kogu selle 2 aasta vältel ma arvutan seda läbi terve 2 aasta Xiri meetodil. Et läbi terve 2 aasta alates 2014 oktoober kuni siis nii-öelda tänase hetkeni, millel iganes siis täna on, kogu aeg ujub 10 ja 11 vahel. Ma ise siis lõpetan viimase küsimusega, et siis, kui sa valid neid aktsiaid ja silitad oma natuke paksu kõhtu, kas ei või minna sassi sellega, et äkki on kõht natuke liiga paks, et siis tegib alt tunne sellest hoopis? Good point. Äkki ma olen 2 aastat kõike valesti teinud. Ma arvan, Joonatan, et sul on väga hea figuur ja ma arvan, et aktsiad on ka hästi valitud. Aitäh sulle! Aitäh teile!